No tšau, mõtlesin, ma näitan natukene, mida me siin Soomes üldse siis teeme. Praegu hetkel me oleme ühes vanas kutsekoolis, peaks ta vist kutsekool olema, ma arvan. Ja maja läheb siis maha lammutamisele. Me oleme siin umbes 1,5 kuud juba tööd teinud. Ja kuna hetkel siis rohkem nii-öelda käsimehi vaja pole, et enamus suurema töö teevad kopajuhid ise ära, siis mina olen see ainus nii-öelda siis käsimees siin. Ja kuna nüüd tuli otsus, et ikkagi siit laest tuleb alla kakkuda kõik ventilatsioonitorud, sest et need pidid olema asbesti sisaldusega, siis üritasin seda siin teha mingi paar päeva, aga suht lootusetult, sest et tiigersaag on natuke liiga väike või tiigersaag tera on natuke liiga lühike, et siis neid ventilatsioonitorusid laelt läbi saagida. Ja mõtlesime siis, mis me teeme nendega. Ja tulime siis idee peale koos kopajuhiga, et paneme koormarihmad kõik üksteise otsa ja teeme siis sihukese pika trossi või köie ja siis katsume neid järjest hakata laest alla sikutama. Et saan siin ka näidata, et siit ülevalt siis, kus nad tulid, jooksid siit, läksid seina sisse ja igatepidi, siis on veel eraldi torud jooksid sisse ja kokkuvõttes siis on kõik siin põrandal. Ja nüüd tuleks siis nad lihtsalt kõik välja vedada, et siit saab veel natuke näha, et kuidas siis siit torusid on välja sikutatud ja seenad on juba hakanud kokku varisema, et ega siin majas tegelikult väga ohutu viibida pole ja kindlasti küsitakse kohe, et kus on kiiver. Tegelikult tööd tehes ongi meil kõigil ikkagi kiivrid peas. Momendil tulin just pauselt. Ja mõtlesin, et ma teen selle väikse videoklipi, et siis praegusel hetkel ma kiivrit ei kanna, kuigi tegelikult peaks. Et siin on ka näha, et kopp on juba lammutamas käinud ja asjad on hakanud ise juba alla varisema. Et kui nüüd rääkida sellest, et miks ma üldse Soomes olen ja kaua ma siin olnud olen, siis tegelikult mõte Soome tulla oligi ainult sellepärast, et saaks kokku koguda siis vaja minema raha, et minna ära Austraaliasse. Kuna Eestis proovisin päris mitut erinevat töökohta ja töötasin nii Viljandis kui ka Tallinnas ja nägin ära, et ei, seal ikkagi see raha kogumine välja ei tule, et igal pool olid igasugu kulutused ja palk oli väike ja nagu ikka sellist elu on. Et siis sõber tegi mulle pakkumise, et äkki tahad tulla Soome ja siis lammutuse peale. Algul mõtlesin, et okei, ma ei tea, vaata, et kui hea variant see nagu on, et kas tasub või ei tasu. Ja siis mõtlesin, et kaotada nagu ka midagi ei ole, et tulen ja proovin. Tänaseks päevaks ma olen siin olnud äkki mingi 2 kuud, võib-olla 2,5. Täpselt kuupäeva pole vaadanud, millal ma siia tulin. Aga olen siis siin veel umbes peaaegu kuu aega, natuke vähem. Et lähen siit ära 20. juunil siis ja 26. on meil siis ostetud lennupiletid Brisbane'i, et sõidame ikkagi siis ära Austraaliasse, nii nagu see mõte ja plaan tegelikult kohe algul ka oli, et oleme jõudnud siis sinnamaani välja, et saame minna ja lennata. Aga hetkel siis objekt on meil sellises kohas nagu Kajaani, mis on siis täpselt keset Soomet põhimõtteliselt.
Helsingist kuskil sihuke 600 kilomeetrit ja kui me sealt oleme koju läinud, siis sõidame ka sihuke 6 tundi või. Pluss siis laevaga 2 tundi üle ja kuna mina olen pärit Viljandist, et siis mul on veel Tallinnast mingi sihuke 1,5 tundi Viljandisega sõita, et suht pikk ettevõtmine see siia tulemine ja siit koju minemine, et tänu sellele ma olen ka siin olnud niimoodi, et ma tulen, siis ma olen kas siis 6 aega jutti või siis käin vahepeal korra kodus ja tulen tagasi, et ma nüüd tegelikult järgmine nädal lähengi neljapäeval koju, et teeme siin siukse pooliku päeva. Tuleme hommikul 6 tööle, lõpetame kuskil 12 paiku ja siis hakkame siit vaikselt Helsingi suunas sõitma, et saaks õhtul laevaga üle minna ja siis õhtuks koju. Ja kuna seekord see paus tuleb üpris lühike, siis sõidame juba Kajaani tagasi siis 8. mis on siis pühapäev ja tuleme ka õhtuse laevaga niimoodi, et noh, päris südaöösel ei jõua, aga umbes sinna kanti, et siis saab ikkagi esmaspäeval ka tööle tulla kohe, et mida rohkem päevi ma praegu teen nüüd enne Austraaliasse minekut, seda parem mulle on, et seda suurem palk tuleb ja selle arvelt saan rohkem raha siis ka kaasa võtta sinna, et selline see Soome elu siin on, et tulingi siia siis põhimõtteliselt ainult Austraalia raha koguma ja ütlen, et hetkel mul on see raha juba kokku kogutud, aga lihtsalt, et kui on võimalus veel natuke teenida, et miks mitte, et mida rohkem, seda uhkem, seda enam, et niikuinii Austraaliasse esimesed nädal kuni 2 on siis vaja oma kuludega kohe hakkama saada, et seal majutus leida, paberid korda teha, noh, mis iganes, need kõige tavalisemad kulud on. Nii, kell on sealmaal, et lähme käime kohvipausil. Võtab ühe kohvi ja ostab midagi näksimist ja vaatab äkki midagi. Mingi külma energiajoogi ka näiteks. Et siis on veel 2 tundi minna ja ongi päeva läbi, et meil siin tööpäevad on kella 6 hommikul kuni siis kella 6 õhtul. 12 tundi. Ja kui sa küsid, et miks just Austraalia, siis aga miks mitte? Ei tea, kogu aeg on siuke idee, plaan ja unistus, et tahaks sinna minna ikkagi. Hästi palju näinud igasugu videoid, kus on meil teised eestlased ka läinud ja noh, ikkagi selles mõttes päris huvitavat elu elanud, et ma eeldagi seda, et seal just peaks rikkaks saama, aga eks ta on omaette kogemus kindlasti ja teistpidi ka seiklus, et saab võib-olla enda siuksest mugavustsoonist välja, et teha midagi muud, minna kuskile kaugemale. Esialgu siis aastaks koos 2 sõbraga ja vaatame siis, kuidas seal minema hakkab, et nii nagu ma varasemalt ka ütlesin, et siis peatume kõigepealt Brisbane'is, teeme oma paberid korda ja sealt edasi siis juba suundume farmi. Kindlasti üks küsimus on see, et kui palju maksis viisa, kui palju maksab lennupilet. Et viisa täpselt hinda ma enam ei mäleta, aga ma pakun, et see oli sinna 400 € kanti. Ja lennupilet minul oli siis kokku 860, sest et ma ostsin ta nüüd suht hiljuti ja kuna lend on nüüd ikkagi suhteliselt kohe tulemas, et siis jäin selle lennupileti ostmisega natuke hilja peale ja tänu sellele siis oli see hind ka selline. Et ma võtsin muidugi sealt ka kõige kallima variandi siis, et seal on need kõik kindlustused ja asjad olemas, mis iganes juhtub, et lend hilineb, pagas kaob ära, et kõik on selles suhtes kindlustatud. Et nüüd, mis veel nagu vajab otsimist ja tegemist, on siis elamiskoht, ehk siis ööbimispind selleks 8 nädalaks või nädal-2 oleneb, kui kaua seal Brisbane'is siis meil minna võib. Aga arvestame jämedalt, et 2 nädalat ja et siis peale seda võiks nagu juba minna edasi farmi. Et üheks mõtteks kindlasti oli ka see, et võiks kohe algul endale osta auto, et on natukene lihtsam ja kergem endal liigelda seal. Et rääkisin ka sõpradega, kes siis juba Austraalias on äkki mingi 3-4 aastat ise olnud. Samamoodi läinud backpackerina, teinud seal tööd ja tundub, et meeldis ja siis jäidki sinna. Et hea on küsida nende käest mingeid asju, oskavad enda kogemusest juba kaasa rääkida ja soovitada, et mingid asjad, mida mitte teha ja mingid asjad, mida just võiks teha.
et selles mõttes on väga hästi. Väike vahe update siis. Kopal läks üks hüdrovoolik puruks. Täpselt siit samast kuradi ülevalt pealt. Teine voolik on eelmine aasta vahetatud, aga nüüd andis siis järgmine pool järgi, et ma ei tea, kui hästi siit näha on, aga võtsime sealt ülevalt lahti. Toppisime praegu talle siis kinda ette, et sealt päris kuradi tühjaks jookseks. Kaugemalt on kuulda, et teine kopamees siis laeb metalli peale, metallilavadele. Tere jälle! Väike vahe kokkuvõtte siis, kuna Soomes ei olnud väga palju midagi sellist, mida näidata ja rääkida, siis ma olen vahepeal jõudnud Eestisse ja tegelen siin enda asjadega, et enne Austraaliasse minekut veel mingid asjad korda ajada, enda korter ära koristada, mingid asjad, mida saab maha müüa, need tuleks ära müüa ja suund ongi hetkel siis enda ema juurde. Lähen vaatan, mis on maal tegemist vajab, mida teha saab ja üritaks lihtsalt paar päeva puhata, et ükskord on veel jäänud Soomes käia. Pühapäeval nüüd lähen siis uuesti Soome tagasi, et arvatavasti nädalaks, Sitemaal juhul 2 nädalaks, ehk siis ülemusega läbirääkimiste asi praegu. Aga vaatan, kui on midagi, mida teile siin Eestis näidata, millega ma tegelen, eks ma siis üritan jälle aadressi võtta. Läks niimoodi. Antus poodi. Niimoodi. Sina vahel. Õhtul 9:30. 10:30. No tšau! Ühesõnaga hetkel on olukord selline, et olen tagasi Soomes. Viimast korda siis pidin esialgu tulema siis veel nädalaks, aga asjaolud pisut muutused, nii et olen siis ikkagi 2 nädalat. Millest siis tegelikult esimene nädal on juba läbi, täna on reede ja järgmine reede siis 20. ma juba hakkan sõitma koju tagasi. Ja siis ongi veel jäänud meil jaanipäev, sünnipäev ja 26. lendame ära. Ma lihtsalt mõtlesin siin vahepeal, et ega Soomes tegelikult nagu mitte midagi näidata ei ole enam, et objekt hakkab lõppema, maja on maha lammutatud, nüüd on siuke platsi koristamine käib, platsi koristamine, lihtsamad abitööd, suures pildis mitte midagi huvitavat ei ole. Et ma arvan, et ma ei hakkagi siit Soomest rohkem midagi filmima. Võib-olla äkki koduteel, aga katsun siis äkki midagi veel siia sünnipäevast ja jaanipäevast saada, et siis tegelikult võiks selle otsa siin kokku ära tõmmata ja järgmise klipi video siis teha hoopis sellest, kuidas me juba liigume siis Austraaliasse või siis olema Austraalias. Aga
aga hetkel siit nagu midagi lisada ei ole, jah. Nagu näha, siis ma olen jälle autos, jälle sõidan kuskile. Aga mis siis vahepeal juhtunud on see, et tegelikult jaanipäev on juba läbi. Täna on 25. juuni. Kell on mingi 7:30 õhtul juba, et kokkuvõttes võib öelda, et jaanid möödusid suht kiirelt ja see aasta alustasime nende jaanide tähistamist nii vara, et kui nagu päris õige jaanipäev kätte jõudis, ehk siis 23. siis tegelikult me olime kõik sellest Krapi rannas ja mere ääres olemisest nii väsinud juba, et tulime 23. päeval koju ära ja õhtul tegelikult ei viitsinud ka suurt midagi teha, et korra Viljandi selle Järve jaanitulelt käisime läbi, aga läksin ka suht varakult ikkagi koju ära, et puhkusin välja ja nüüd on juba täitsa siuke normaalne olla, et eile siis 24. käisin veel siin sõpradega söömas, kollasin veel Viljandist tuttavaid läbi, kellega nagu pidasin õigeks nii-öelda väikeseke ärasaatmine teha. Ja ega siin täna samamoodi, et käisin veel poes, ostsin mingeid vajalikke asju kaasa. Käisin paaril tuttaval külas. Ja ega nüüd polegi. Suundun siis ema juurde maale uuesti, et enda korter on suht siuke tühjaks tehtud. Seal nagu midagi olulist ei ole. Ja praegu kuna voodipesud asjad ka peale Krapirannas käimist läksid ikkagi pesumasinas otse, et siis on lihtsam ema juures ööbida ja seal see viimane aeg ära olla, et saab veel perega koos olla, sest et homme juba kella 10 hommikul siis hakkame startima Tallinna lennujaama poole, et siis kella 2 esimesele lennule minna. Aga ma arvan, et siit maalt tõmbamegi praegu otsad kokku. Esimene video võib olla nii väga huvitav ja põnev selles suhtes contendi poolest polnud. Et pigem siukest juttu ja niisama muljetamist, aga no loodame, et nüüd siis see lennureisi aeg ja Austraaliasse kohale jõudes on nagu vähe huvitavam juba, et on rohkem võib-olla mida näidata ja millest rääkida ja eks siis näha ole, kas kellelegi üldse huvi pakub ja kas tasub seda video tootmist jätkata või pelgalt nagu enda lõpuks, et eks siis paistab, aga praeguseks tšau ja kohtume siis äkki järgmine kord juba.